Täna on meil külas Ester Orav. Õige. Jaa, ma teadsin. Kui sinult küsida, et kes sa oled, mis su esimene mõte on? Oma nimi öelda tavaliselt. Nimi, see on nagu Aga selles võib ütlesid. Aga kes see nagu sees on? Sa oled Squirrel või? No ma tavaliselt nii põhjalikku definitsiooni ei oska anda kohe, kui keegi spontaanselt küsib, et kes sa oled nagu. Tundub, sõltub mis nagu Kes küsib? intonatsiooniga. Kes sa oled, noh? Kes sa oled? No jah. Kes sina oled? Kusjuures see on väga lahe punkt, et tegelikult see kõik olenebki sellest, kes küsib. Ma praegu tein mõtlema, et kui ma mingi Andrese käest küsisin, siis kuna see teema nii-öelda oli ette teada, millest me hakkame rääkima, siis see oli see, mis ta nagu välja tulistas, et ta on nagu oma amet. Matildiga samamoodi, et ta kohe teadis, et kuna me räägime sellest, siis ta this is what I am. No vot, siis ikkagi mingi kontekst on ju vajalik tegelikult, et aru saada, millist vastust nagu anda. Ja tavaliselt see, kes küsib, see ongi kontekst. Vot meil läks juba kohe tiipiks. Ei ole lihtsaid vastuseid siin nagu seltskonnas. Küsid, Ester, kes sa oled? Võtame selle ilusti lahti. Kes küsib? Miks ta küsib? No sõltub, noh. Ma näen, ma ei vaidle vastu. Ma toetan. Kes sa tahaksid ollagi, kui sa küsid mu käest, et kes ma olen? Mis rolli sa võtad enda peale, siis ma oskan sulle vastata paremini võib-olla. Ma ei tea. Ärme siis võta seda teemat, kui sa ei vasta mulle. See on see, et... Ma sooviks täpsustada küsimust. Enne kui ma saan vastata teile, here are a couple of things we need to clarify. No jah. Aga tegelikult, kui sa küsisid, et millest ma tahaksin rääkida, siis mulle tundub jätkuvalt, et see sinu nagu lugu üldisemalt, kuidas romantiseerides üle nagu väike tüdruk väiksest külast kasvas üles ja siis on mingi Helsingis kirjutab doktoritööd, mille abstrakt, või see on Summary vist see, mis veebis avaldatakse. Selle arusaamiseks lugesin esimese korra läbi, et okei, oota. Lugesin teise korra läbi ja siis kolmanda korraga vaatasin ChatGPT-st, et please translate to human. Et kuidas sa sündisid? Kus ma sündisin või? Mis linnas? Tallinnas. Tallinnas või? Jaa. Aga ema tuli siia sünnitama või te elasite siin? No, nad elasid ikkagi Tallinnas. Ma elasin, kui ma olin väike, siis ma elasin Mustamäel. Paar esimest aastat. Ja siis me läksime alles maale. Vaata, me ühised jooned. Mina sündisin nagu Kaliningradis ja ka 2 esimest aastat elasin seal. Ja siis tulin maale või Tallinnas. See on Kaliningradiga võrreldes on ta nagu küla või? Kusjuures ma ei ole kindel. Ma olen, et Kaliningrad on... Ma ei tea. On väiksem või suurem? Ma ei tea. Ma päriselt ei tea. Ausalt. Seda võib midagi Tallinn on ikkagi väike linn, ta ei ole isegi mitte suur väike linn. Kaliningrad ei ole ka nagu väga suur. Aga ma ei tea. Aga kust te kolisite? Väike küla. Kuhu? Ohuleppa. Sa sealt elasidki väiksem? Jaa. Selles samas majas, kus te praegu on? No jaa, aga nüüdseks on seda juba ju remonditud ja ehitatud. Kunagi ta oli selline... Laut? No laut oli seal küljes, jah. Ta oli nagu talumaja või mina ei tea. See oli nagu mingi siuke kuur. No mina ei mäleta seda vist väga enam ei olnud. Siis kui me olime seal lastega, siis ma ei tea, siis hakati ehitama seda praegust osa. Aga kool, kus sa käisid, see kuskil seal lähedal? No ma käisin alguses Varbola koolis.
kas mingi, ma niimoodi ei mäletagi, aga kas 3 või 4 klassi ma käisin seal ja siis Märjamaale läksin. Seal ma käisin ka vist mingi 4 klassi. Ja siis ma mäletan väga täpselt, et 9. klassi, mitte gümnaasiumisse, aga 9. ma tulin Tallinnasse. Niimoodi, et siis me valisime neid koole. Noh, see ei olnud niimoodi, et ma pean nagu gümnaasiumisse sisse astumiseks midagi tegema, et ma lihtsalt nagu, noh, olin vist mingi paberite sisse andmine nagu. Ja siis käisin seal 9. ja siis jäin gümnaasiumisse samasse kooli. Sama kooli, jah? Vestolmi gümnaasiumisse. Aga kui seal Varbolas ja Märjamaal, et kus see töö või tööle? Ma ei käinud tööle. Maal kõik juba töötavad lapsed. Nojah, ma tean. Aga kas sa käisid, see mingi buss oli või vanemad viisid või jalgrattaga või suuskadega? Hobusega? Maal, hobusega? No meil naabril olid hobused küll ja, aga mina neid ei kasutanud kooli minemise jaoks. Ei ekspluateerinud? No ikkagi autoga sai viidud, ega mul seal mingi koolibussi küll ei käinud nagu Varbalasse. Kaua see, kui kaugel on nüüd? No autoga minnes ikkagi peab suure ringi tegema, sest muidu oleks, noh, muidu kunagi läks sealt tee otse nagu sinna Varbala linnusesse, meie maja tagant. Aga isegi, noh, sinna saaks vist jala praegu matkata. Ma olen nagu hobustega käinud siin ratsutamas, aga no mu sõidukiga ei läbi seda teed tegelikult. See tees on siis mingisugune no kunagi ta oli siukene, noh, ta oli kunagi selline, ma ei tea, niimoodi, et ma ei tea, traktoriga võib-olla sai, ma ei tea, kas keegi üldse autoga on see, noh, seal on jõgi on vahepeal, seal oli silda on ju. No hobune läheb sealt läbi, kui ei ole väga sügav vesi. Kõlab nagu huvitav matk tegelikult. No oli küll jah, tegelikult väga eris huvitav. Ei, ma mõtlen praegult. Noh, mitte nagu kohe praegult. Tavai, lähme. Praegu on seal lumi ainult. Jää ka võib-olla. No jaa, aga noh, sealt me ei käinud mitte kunagi kooli tegelikult, et noh, siis ringiga ikkagi. Aga no selles mõttes olid mingi 10 minutit või pigem 20 minutit või pool tundi. No ikkagi 20 või pool tundi. Ja Märjamaal umbes sama palju. No Märjamaale ma käisin juba niimoodi, et sealt hakkas mingi aeg käima koolibuss Varbolast niimoodi, et niikuinii ema viis nagu autoga sinna Varbolasse ja siis sealt sai nagu koolibussiga, kui me jõudsime bussi peale, siis jah, ühesõnaga. Aga no Märjamaa ja Varbol, ma ei tea palju, selle on ka mingi 10-15 minutit vist autoga ikkagi. Aga kas peale gümnaasiumi, sa juba teadsid kindlalt, et gümnaasiumi lõpus või gümnaasiumi viimased klassid või mis iganes, et kuhu sa edasi lähed õppima või see oli kuidagi ähmane? No eks ma võib-olla teadsin, et mida ma kindlasti, millega ma ei taha nagu tegeleda või noh, et ja siis noh, mingis mõttes mul hakkas nagu mingi teema nagu huvitama, et noh, ma läksin õppima geenitehnoloogiat TTÜ-sse. Kohe peale gümnaasiumi? Ja noh, seda ma mäletan, et see konkreetne mõte või plaan mul ikkagi tekkis nagu kooli ajal. Et ma sain teada sellest erialast ja siis ma otsustasin, et nii, ma olen nüüd astunud sinna sisse ja mitte kuskile mujale. Ja siis ma sain sinna sisse ja siis ma õppisin seal. Et noh, selles mõttes mul oli nagu ikkagi konkreetne mingi selline huvi või soov ikkagi mingi aeg nagu tekkis. Eks ta nagu, seda hetke ilmselt ei mäleta, et mille peale või mis hetkel või mis nagu tõukas nagu selles osas või lihtsalt kuskilt jookski läbi nagu selline jutt, et siuke asi on olemas ja siis see tundus äge. No, eks ma ikkagi vaatasin seda ka, et mida ma enam-vähem oskan või mis mind huvitab, et noh, keemia läks mul suhteliselt hästi, no enam-vähem nagu see oli minu jaoks kuidagi lihtne. Ma ei tea, ma sain aru sellest, see oli nagu loogiline, vähemalt sellel tasemel, mida nad gümnaasiumis õpetavad. Ja siis noh, bioloogia meeldis mulle ka, aga noh, selles mõttes, et meil veel toona nii palju molekulaarbioloogiat koolis ei õpetatud. Aga noh, see oli nagu tundus mingis mõttes huvitav. Väga vähe vist oli rakubioloogiat, nagu minimaalselt ikkagi. Tänapäeval ma kujutan ette, on ikkagi palju rohkem juba. Sa saad öelda, et tänapäevases koolis õpetatakse rohkem kui ma ei usu. No lihtsalt need teemad on võib-olla rohkem arenenud ja need teadmised jõuavad nagu kooliõpikutesse rohkem, ma ei tea. Ma ei tea, mis see programm tegelikult on. Kuidas selle programmi täpselt geenitehnoloogia.
Ma tean seda, et kaua see kestis? ma tegin ikkagi bakalaureuse ja magistri õppekava läbi. Mina ei tea, kui palju see on aastat. No sellel ajal, kui mina ülikooli läksin, siis oli just nagu reformiti neid õppekavasid, et kunagi oli niimoodi, et oli 4 aastat ja 2 aastat, no midagi sellist. Ja siis nüüd, kui mina läksin, siis tekkis selline õppekavade, ma ei tea, ütlustamine, nii kuidas mina sellest aru sain. Sul oligi niimoodi, et erialad olidki, et 3 aastat oli bakalaureuse õppe ja siis 2 aastat oli magistriõppe, ehk siis selleks, et sa kokku nagu magistrikraadi saaksid, õpid 5 aastat ja ma ei tea, niimoodi kuidagi selgitati, et sul on võimalik nagu vahetada eriala, et nad oleks kõik sarnaselt nagu üles ehitatud, et õpid 3 aastat. Võib-olla tahad teha magistrikraadi mingil muul alal, aga selles mõttes, et seal on mingid nagu piirangud, nagu, et näiteks kui ma ei saaks minna oma geenitehnoloogia bakalaureuse kraadiga õigusteaduste magistrisse, ilmselgelt sellepärast, et seal on nagu eeldus ikkagi on teissugune. Ja vastupidi ka nagu, ilmselt mingi ärisse saaksin minna, aga ma ei tea, mingi spetsiifilisele kogu mingisugusele, ma ei tea, kuidas seda öeldakse, mingi eriala, minu jaoks äri ei ole kunagi mingi eriala, see on lihtsalt mingi asi, mida mingisugune lisa nagu oskus. Et Money come. Nojah, see on oluline, aga ma ei tea, ikkagi minu valdkonnas, kui sa tahad mingisugust erialalist äri teha, siis innekõike on olulised need erialalised teadmised, kui see, et sa mingi äri, ma ei tea, juhtimist oled õppinud. Kõik, kes meil juhid on, see on lisaks neil ainult. Keegi ei tule lihtsalt äri juhtimisega siin, ma ei tea, mingit haiglat või ravimifirmat juhtima, pole võimalik lihtsalt. Ta ei saa arugi nendest asjadest. Mis see geenitehnoloogiast, kui sa praegu, see on nüüd siis mingi mida iganes aastaid tagasi, et kas see oli midagi väga ägedat, mis sulle meelde jäi või see oli rohkem stardiplats? No siis mind hakkas neurobioloogia huvitama tegelikult rohkem. Hästi, mida ma võib-olla mäletan õppimisest alguses on see, et esimesed aastad mul olid väga nagu siuke haridus ülikoolis. Kõik mingid siuksed üldised ained. Võib-olla sellepärast mõeldaksegi, et baka on selline nagu üldine haridus, et erialalist on suhteliselt vähe tegelikult. Aga midagi ikka on seal. Et TTÜs meil oli seal ikkagi kõvasti keemiat ja füüsikat ja matemaatikat. Niimoodi, et ikka oli korralikult. Selles mõttes geeni. Et kui ma mõtlesin, et ma gümnaasiumis, matta on enam-vähem, ma saan hakkama. Ja ülikoolis on see, et mida need kõik tähendavad siin. Ainult mingid integraalid olid, mäletan, mingi matemaatilist analüüsist, ma ei saanud üldse aru, ma ei tea, kuidas ma selle ära tegin, kuidagi tegin, aga tegin. Lineaaralgebra oli normaalne, see oli selline geomeetriline rohkem, sellest ma sain väga kergesti aru, see tundus väga loogiline. Ma ei tea, ma oskan lihtsalt mõelda nagu ruumiliselt hästi võib-olla. Ma lihtsalt oskan mõelda. Matemaatiline analüüs oli minu jaoks nagu liiga võib-olla teoreetiline, et ma ei suutnud seda enda jaoks ette kujutada. Et jah, mul on selline, et ma pean suutma seda asja endale peas nagu ette kujutada ja visualiseerida, et siis ma tunnen, ma olen sellest aru saanud. Bioloogias on nagu väga lihtne, et mul on väga lihtne ette kujutada, kuidas rakud mingid asju teevad, kuidas need molekulid seal omavahel mingi suhtlevad ja ma ei tea, koeksisteerivad, liiguvad ringi, nagu see on nagu nimelihtne. Liputavad saba. Kui sa nagu natuke mõtled selle jutu peale, unustad ära need keerulised sõnad ja kujutad ette, kuidas need asjad seal omavahel toimetavad. Aga võib-olla sa tead, see on nii lihtne sulle nüüd või see oli juba siis nii lihtne, sest et me ei ole nagu päris kindel, et mingi gümnaasiumi lõpus laps. Võib-olla selles mõttes, et seda infot on väga palju, mida nagu läbi töötada enne, kui sul see pilt ette tuleb, aga põhimõtteliselt on nagu raamatu lugemine. Siis oli 3 aastat vagat, kas peale seda sa ei läinud magistrisse? Geeni läksi. Ja peale seda
otsustasid, et No siis, kui ma magistris olin, siis mul olid juba sellised huvitavamad erialalised ained tegelikult, mis mulle meeldisid. Mulle meeldis nagu looduslik ühendite keemia. No alguses mõtlesin, et orgaaniline keemia oli enam-vähem, kuigi ta oli päris raske. Tegelikult keemiad isegi mul ülikoolis läksid ka suht okeilt nagu. Ja siis, nojah, siis tuli need biokeemiad ja need looduslikud ühendid, need olid nagu lahedad. Nukleiinhapete keemia oli jälle nagu liiga teoreetiline. Ja no tegelikult mul olid siis nagu oma erialalised ained ka ja ma ei mäleta, mingi molekulaarbioloogiad olid seal ja vist ja siis oli mingi taimede bioloogia ja siis ma ei tea, seente ja kõik need muud asjad, noh, mis seal kõik need olid lisaks veel. Aga nende puhul oli kõige lahedam see laboratoorne nagu töö, et sai teha igast asju laboritest proovida. näiteks seentega, mis te proovisite? Seentega, mis me proovisime? Noh, üldiselt, et mis need on asjad, mis te seal nagu... Taimebioloogia meil oli küll, sellepärast, et meil oli see Tallinnas oli taimebioloogia labor, siis me saime nagu neid mingid taimi seal, kes on geneetiliselt muundatud ja nendega nagu töötada. See oli see Arabidopsis, ma ei tea, mis see eesti keeles on. Arabidopsis thaliana on ladina keeles. Noh, üks mudelorganism geenitehnoloogias taim, nagu väike siuke rohtaim. Ja siis me saime temaga nagu teda tolmendada ja siis niimoodi, noh, et oleks geneetiliselt kuidagi puhas või ma ei tea, nagu, noh, et tal mingi mutatsioon säiliks. Aga see oli ikkagi nagu õppimine või see siis oli juba nii-öelda uurimustöö, mis tegid? No see oli õppimise käigus selle metodoloogiaga nagu tuttavaks saada, et põhimõtteliselt, no okei, kuidas siis on niimoodi, et ta on nagu katseline teadus ikkagi on ju ja noh, siis kuidas neid tehakse, sul on erinevad mudelorganismid, noh, erinevatest siis ma ei tea nendest, kuidas öelda, looma ja taime ja riikidest on ju. Et noh, suhteliselt levinud on, kasutatakse hiiri ja rotte. Hiiri eelkõige kõige rohkem sellepärast, et neil on nagu kõige põhjalikumalt arenenud see geneetilised need modifikatsioonid või noh, muundamine, et noh, sa saad teha mingi transgeenseid hiiri, võtta neil geene välja, panna neid sisse nagu kas täielikult või siis mingis ainsal konkreetsel ajahetkel, noh, see annab nagu väga palju võimalusi katse tegemise jaoks. Aga see ikkagi, kas see oli juba midagi, mis te tegite juba seal selles geenitehnoloogia foolis? No jaa. Päriselt või? Jaa. Koolis on juba hiirtega mängimine. Kuidas sa siis õpid selle selgeks nagu, millal, siis kui sa tööle lähed, hakkad seal õppima? Ei, see on ikkagi ju haridus. Hariduse osa nagu. Ma tean, seal ülikoolis siis loen raamatuid ainult või? Ei ole ju nii. Ma ei tea. Ma ei ole mitte kunagi bioloogiat õppinud ega geenitehnoloogiat. Nojah. Kuskilt alustame. No muidugi alguses Tallinna ülikoolis mängiti hiirtega või? Tallinna Tehnikaülikoolis. Või No jaa, meil olid jah, nagu hiirtega me tegime seal ja siis meil immunoloogia oli tegelikult ka väga lahe. Siis me saime seal oma antikehad. Minu meelest oli nii, et me tootsime ise antikehasid, puhastasime hiirte nendest. Ei, hiirtes toodetakse neid. Jesus Christ. That's a bit too big leap. Okei, mida iganes. Okei, lähme siis tagasi. Okei, ühed katseloomad on siis loomad, on ju, mis on kõige tavalisem on hiired, rotid ka mingis ulatuses. Siis meil on taimed, on ju. Taimedest meil on siis Arabidopsis, kellest ma rääkisin. Üks võimalik variant. Kindlasti seal on rohkem veel, aga mul ei tule praegu meelde. Mingi tubaka, jah, tubakas on ka tubakataim. Seal minu meelest. Võib-olla ma ajan midagi sassi. Drosophila. Drosophila, jah. Drosophila melanagaster. Putukas, siuke väike kärbes. Noh, temal on ka, tal on, igal sellel organismil on oma mingisugune eelis, mis meetodeid sa saad seal teha nagu, et noh, Drosophilal on see, et ta on nagu, tal on see ussikese faas ja siis tal on kärbse faas ja noh, seal on erinevaid asju, mida sa saad teha nagu. Siis meil on, mis meil veel on? Siis meil on, minu meelest meil äädikakärbest TTÜs ma ei kasutanud, aga seda ma kasutasin Helsingis. Helsingis oli nagu need laborid oli rohkem ja seal oli rohkem esindatud need erinevad nagu suunad. Siis on see, mis talle nimi on?
C. elegans, mis on, ma ei tea, kas ta Mis mingi kants? lameuss, ma ei tea, mis ta, C. elegans, ta on nagu mingi ka ladina keele nimetus, ta on mingi ussikene nagu. Elegants. Jah. Elegantse vist. Mitte elegants. Elegantne uss. No võib-olla. Ta on väga nunnu tegelikult. Nad liiguvad väga niimoodi korrapäraselt ja teevad Elegantselt. ilusaid mustreid. Ja nendega me tegelesime, vähemalt mul oli nagu kursus, kus ma õppisin neid erinevaid, et siis sai seal nendega tegutseda natukene. See on ka üks selline, tema nagu eelis oli see, et teda sai väga hästi, kuidas ma ütlen, mis see sõna nüüd oli, nagu transformeerida või mida iganes. Ühesõnaga, talle sai väga kergelt transgeenne nagu sisse panna, ta sööb need ära ja siis see läheb tema organismi nagu. See ei ole inimestel niimoodi. See on liigine, omane inimene ei ole selline liik, et kes kardab, et sööb transgeenset tomatit, et ta saab transgeenid endale. Ei saa, nagu inimesel ei ole niimoodi. Aga sellel ussikesel on niimoodi, et toidu seest talle saab anda ja siis ta saab nüüd endale keha sisse nagu nii-öelda. Minu meelest oli niimoodi. Võib-olla ma eksin, aga võib-olla mitte. Palju aega on mööda läinud. Kellel on internet, saab kiiresti fact-checking ut teha. Et kui nagu täpne või ebatäpne mul jutt on. Või mälu. Jah. Nii, mida me veel tegime? Siis on sebrakala, kaladest on ka keegi, kes on alati nagu olemas, siis temal saab teha. Kusjuures üllatavalt palju kasutatakse teda neurobioloogilistes uuringutes. Seal oli ka labor, kes tegeles sebrakalaga ja need pidid hullult nagu targad olema, neil väga hea silmanägemine, nii et nad elavad seal akvaariumis ja tegelikult saavad aru, mis nende ümber toimub. Väljaspool akvaariumit ka. Neil on siis mingi teadvus algeline. Mina ei diskrimineeri neid loomakesi, kellel on algeline ja kellel ei ole algeline. See ei ole asi, mille alusel sa otsustad. Me ei tegele bioloogias selliste asjadega. Everyone goes. Mis meil veel seal oli? Peale sebrakala, pärmseened on ka, temad on ka oma, et minu meelest neid Tallinnas keegi kasutas pärmidega, me vist tegime küll midagi. Bakterid muidugi väga palju, see on juba mikrobioloogia, aga nad on täiesti oma ette juba organismid. Siis meil oli Tallinnas veel käsnasid uuriti, aga sellega ma ei tegelenud. Ei lubat. Ei, ma kuidagi ei sattunud. Käsna-Kalle oli ka. Selle kohta ma ei oska öelda, sest ma ei tegelenud selle teemaga. Aga nad olid ikkagi lahedad, lahe siuke temaatika iseenesest. Kuidas, või sa tahtsid veel jätkata? Jaa. Jätka. No ja siis mina nagu magistrantuuris tegelesin oma uurimustöös neurobioloogiaga, et ma kasutasin siis närvirakke, kasvatasin õigemini roti neuroneid ja siis see oli minu nagu selline uurimus või niisugune katse nagu formaat. Ja siis ma uurisin seal mingi geeniekspressiooni. Mis tähendab geeniekspressioon? Geeniekspressioon tähendab seda, et on geenid ja siis nad avalduvad võib-olla mitte. Ja ekspressioon tähendabki seda, et geenid avalduvad, see tähendab seda, et nendest toodetakse valku. Okei. Konkreetne geen. Siis põhimõtteliselt see nii-öelda tegevuse ahel nagu selline konventsionaalne idee ongi niimoodi, et sul on geen, kui ta aktiveerub, siis teda hakatakse ekspresseerima, mis tähendab seda, et temalt nagu tehakse valku, ehk siis toimub valgusüntees. Kõigepealt toimub see translatsioon, mis tähendab seda, et temast tehakse kõigepealt RNA ja siis RNA järgi tehakse alles valk. Vot niimoodi on õige. Aga põhimõtteliselt see ekspressioon tähendab seda, et tal on temast nagu toodetakse mingit järgmist molekuli, millel on mingisugune aktiivsus, mis mõjutab enda seda süsteemi, kus ta elutseb. Okei. Ja kas inimkeeli on võimalik sõnastada? Et mis see sinu magistritöö oli, et mis ta nagu, või mis sa uurisid või mis sa tegid, mis see
kui kõige lihtsamas keeles ilma kasutamata näiteks RNA-d või midagi, et mis selle tulemus nii-öelda oli? No mina, oota, kuidas mul Või oli mis selle siis, suund mul oli oli, üks noh? konkreetne geen, Yeah. mille nagu avaldumist me uurisime. Ja see geen oli ühele närvikasvufaktorile. Ehk siis närvikasvufaktorid on neurotrofiinid, mis tähendab seda, et nad nagu soodustavad neuronite või närvirakkude kasvu või nagu toetavad seda, et nad on nagu mingis mõttes võib öelda, et nad on positiivse mõjuga siis närvifunktsioonidele, ütleme. Ja siis oluline ongi aru saada, et mismoodi neid närvikasvufaktoreid siis aju või ütleme organism siis toodab. Ja üks variant seda vaadata on vaadata see, et kuidas seda geeni, mis seda valku tekitab, kuidas see toimib, et kuidas, mis nagu faktorid mõjutavad seda, et kus kohas ja mismoodi seda hakatakse ajaliselt ja ruumiliselt siis tootma seda valku, on ju. Ja siis mina konkreetselt vaatasin siis seda, et siis kuidas seda geeni hakatakse ekspresseerima, et mis nagu, ma ei tea, kuidas ma ütlen siis, elemendid selles geenis endas on olulised selleks, et seda toodetakse, et siis on põhimõtteliselt võimalik nagu leida järeldusi selle kohta, et need geeni enda elemendid, et mismoodi neid nagu mõjutada saab või mismoodi see keskkond nagu mõjutab seda ja siis on see, et kas ja kui palju ja millal ja kus kohas sellest valku nagu tuleb. Okei. Põhimõtteliselt õppisite siis kuidagi geene panna ekspresseeruma selleks, et hakkaksid mingisugused valgud toimima, mis põhimõtteliselt teoreetiliselt võiks mõjutada positiivselt mingisuguseid neuroneid. Põhimõtteliselt väga lihtsalt öeldud jah, niimoodi. Ja just, aga minul oli siis väga nagu selline kunstlik olukord, et mul olid mõeldud need, kuidas ma ütlen, mismoodi mul seal oli ikkagi, mul olid need promootori regioonid. Promootorid on siis need, kus hakkab pihta transkriptsioon. Geeni, ta on üks mingi see geeni osa, ütleme siis. Minu meelest mitte kodeeriv osa. Ja siis seal oli niimoodi, et need promootorid olid tehtud tükkideks, mingiteks funktsionaalseteks tükkideks. Ja siis oli niimoodi, et põhimõtteliselt sa saad siis vaadata, et milline see tükk nagu, milline on siis oluline, milline ei ole oluline. Siis on võimalik sinna teha need mutatsioone sisse. Siis sa tead seda ka veel, et millised transkriptsioonifaktorid. Ehk siis need on need keskkonnaelemendid, mis võivad mõjutada. Et mis on see masinavärk, mis peab kokku tulema enne, kui sealt valku hakkab üldse tulema. Et kui on üks jupp puudu, siis ei tule. Kui on teine jupp puudu, nii ta on, eks ole. Mulle tundub, et mul mõned baasteadmised on puudu praegu, päris hästi osaleda selles train of thought, et yeah. Aga kujutad ette. Kas mul suunurgast jookseb tira ka või mitte? See on nüüd selline asi, mida mina ütlen, et minu jaoks on see ülilihtne, sellepärast, et mul on väga lihtne ette kujutada seda, et mismoodi need erinevad pallikesed või molekulid nagu tulevad sinna kokku, nad lähevad selle DNA peale. Ma ei ole nagu 15 aastat sellele asjale mõelnud, aga ma suudan nagu rääkida seda niimoodi praegu, kuna ma lihtsalt kujutan seda endale ette, ma suudan seda endale ette kujutada ja siis mul tuleb kõik see asi meelde. Ja see on väga nagu, see ongi täiesti hardcore nagu selline puhas molekulaarbioloogia tegelikult. Molekulid, mis on elus olulised. Molekulaarbioloogia. Ma tahtsingi öelda lihtsalt, et nagu selliste mõistete nagu arusaamiseks, et ma pean nagu ikka natuke nagu õppima seda baasterminoloogiat kas või. No hea oleks, jah.
jah. Muidu ma ei saa osaleda täisväärtuslikult selles sinus arutelus. Äkki sa praegu rääkisid mulle mingi ja ma ei saa no seda vaata, aga kindlaks teha. ongi. Ma võin sulle ükskõik mis kelbast rääkida, siis panna targad sõnad sisse ja sina oled see, et tõesti, võib-olla tõesti on niimoodi. Aga noh, ma ei tea, äkki meedias ongi niimoodi, vaata. Räägitakse niimoodi ja siis on... me veel jõuame. Usume. Conspiracy. Natuke peab ise ka ikkagi mõtlema ja teadma. Kas kuidas sa sealt Helsingisse jõudsid? No väga lihtsalt. Let me guess. Kurat, ma mõtlesin, et äkki siis käis veel see helikopter või Viking Line käib praegultki, isegi Ekero käib. Ekero käib. Viking ei käib. Viking ostiti ära ju. Ma ei tea, mina veel paar korda isegi Viking Line'iga sõitsin ka. No põhimõtteliselt, kuidas ma siis Helsingisse sattusin, oli see, et ma olin neurobioloogia teemalises laboris, siis ütleme niimoodi. Ja selleks, et teadustööd teha, see ei ole ainult katsed, et sa loed ka seda kirjandust, et saada aru, mis kontekst ja mis see maailm nagu üleüldse on. Ja siis ma nagu ikkagi sattusin lugema neurobioloogia teemaatilisi neid artikleid. Nagu ma rääkisin, et need neurotrofiinid, nemad on siis ajutegevuses olulised ja neuronitel olulised ja nii edasi, et nad põhimõtteliselt kõik nagu mängivad rolli mingi aju. Seal oli ikkagi väga palju niimoodi siuke jutustust selles juures, et kuidas nad toetavad siis neuronite tegevust ja mismoodi nad võib-olla aitavad nagu haiguste puhul, kus siis neuronid võib-olla surevad ära või siis kuidas selline, mis muud tegevused inimese puhul võivad siis mõjutada soodsalt neid neurotrofiine ennast, et õppimine ja sport ja ma ei tea, mingi siuke lihtsalt selline soodne nagu eluviis. Ja siis ma nagu lugesin seda ja see tundus nagu minu jaoks huvitav. Ja siis mind hakkas nagu huvitama rohkem just see, et kuidas neuronid siis ise elavad. Enne ma olin mingi see, et mismoodi need mingid superpisikesed molekulid seal sees on, aga nüüd ma läksin nagu teisele tasemele, et neuronid omavahel seal, mis nad teevad. Ja siis Eestis sükst asja ei olnud üldse võimalik, keegi ei tegelenud, et selle jaoks on omaette metodoloogia üldse, et neuronid omavahel suhtlevad siis põhimõtteliselt võib öelda elektriimpulssidega. Et ja seda on siis võimalik mõõta nagu seadmetega, mille nimetus on elektrofüsioloogia mingi meetod selline. Ja siis ma Helsingis leidsin endale mingi sükse labori, kus sellega tegeletakse ja siis ma läksin sinna, see tundus nagu jumala huvitav minu jaoks. No põhimõtteliselt siit on väga lihtne retsept, et kui midagi huvitab, vaatate, et kas kuskil Helsingis on mingi labor, mis sellega tegeleb ja siis lihtsalt lähete. Jah, põhimõtteliselt niimoodi on olnud mul tegelikult seal hariduses, et ma olen nagu vaadanud, mis mind huvitab. Ma loen ja tegutsen, tegelikult, mis ma siin käisin koolis rääkimas ka mingi aeg, et minu nagu põhimõtteline sõnum oligi see, et ma tegelikult, kui ma ütleme, olin mingi gümnaasiumis 11. klassis või 12. klassis, mul pole õrna aimugi, mis asi on elektrofüsioloogia. Hea, kui ma teadsin seda, et närvirakk on neuron, võib-olla mul oli mingi aimdus, et ma ei tea, meil on mingi aju ja nii edasi. Nii. Mingi nali tuleb kohe. Ei tule. Ma mõtlesin, et meil on mingi aju. Mõnel on, mõnel ei ole. Mõnel on, aga ei tööta. Niimoodi. Ja siis tegelikult oligi nii, et ma läksin nagu, vaatasin, mind huvitab see, siis ma läksin sinna, õppisin natukene, sain midagi uut teada. Kas see nagu ikkagi, see puht tehnilised küsimus, et sa olid nagu Tallinnas, magistris, sa olid lõpetamas, et see ei ole ju niimoodi, et sa istud nagu praami ja lähed sinna kopp, et tere, et kas sa... Ma saatsin enne e-maili ikkagi. I'm coming.
Torumaa. Et kas sa läksid sinna nagu õppima edasi või kuidas see nagu välja näeb? Kuidas see nagu protsess välja näeb? Ma reaalselt ma ei tea lihtsalt. No, Et kas see nagu, mis asi see Helsingis oli? Kas see oli, sa jätkasid õppimist või sa läksid sinna tööle või mis tegid Helsingis? Kuidas seda nimetada? no tegelikult mul läks ikkagi see niimoodi, et peale magistrikraadi siis kaitsmist ja lõpetamist ma ikkagi töötasin Eestis 1 aasta. Ma läksin ühte ettevõttesse tööle, kus ma töötasin ka mingi teadurina või ma ei tea, mingi uurijana, ma isegi ei mäleta, mis see nimetus oli täpselt. Ja siis, ta oli ka ikkagi siuke rakubioloogiline, nagu biotehnoloogiline mingi töö. Ja no siis ma ikkagi mõtlesin, et ennekõike see oli minu jaoks aeg nagu mõelda seda, et mida ma tahan siis nagu rohkem edasi teha või kas ma tahan üldse teha või mis must siis nagu saab, on ju. Ja siis ma ikkagi mõtlesin, et leidsin, et mis mind huvitab ja et mind huvitab see neurobioloogiline teema ja see neuroteaduse teema ja et jah, ma tahan teha sellest doktorikraadi nagu, et kas ma, see on ju tegelikult väga suur ettevõtmine tegelikult. Et magistri ajaks ma juba enam-vähem teadsin, mida see endast kujutab, sellepärast, et ma töötasin koos Eesti inimestega, kes Eestis tegid oma doktoritööd. Ja ma ju nägin, mis on nende igapäevaelu nagu, et kuidas see töö käib ja nii edasi. Ja siis ma nagu mõtlesin, üritasingi endas selgust saada, et kas see on midagi sellist, mida ma ise tahaksin ka teha nagu. Et lihtsalt teen nagu magistrikraadi, aga mingisugune palju nagu kõvemal või pikemalt või põhjalikumal tasemel, siis ütleme niimoodi. Et see töö on ikkagi mitmekordne. Et magistrikraadiga meil Eestis vähemalt toona oli selline lähenemine, et see töö on selline üks nagu väike suurema projekti osa, et mingi väga konkreetne nagu mingi lähenemine, mingi katse nagu üle setup või niimoodi. Mingi üks küsimus, väike küsimus on ju, ja siis ta võib-olla on mingi teadusartikli nagu üks osa, üks väike nagu osakene, mis minul ka oli, et sellest tuli nagu teadusartikkel lõppkokkuvõttes välja, aga doktorikraadiga doktorantuuris on siis niimoodi, et peab tegema ikkagi rohkem artikleid, kus sa oled esimene autor, mis tähendab seda, et sa teed ise nagu suurema osa neid katseid ja nii edasi. Et selline asi ja siis ma üritasingi enda sees mõelda, et nii, et kas minus on nüüd seda nagu doktorit soovi seda tööd teha põhimõtteliselt. Ja siis selle aastaga sa otsustasid, et I do it. Jah, ma ütleks isegi, et 2 asja, et kas mul on huvi ja kas mul on soovi. Et kas mul on huvi selle teema vastu ja kas mul on soov seda tööd teha, sest tegelikult see töö nagu hulk, mis sinna sisse läheb, on väga nagu suur ja aeg ja kõik see. Ja siis ma mõtlesin, et jah, ma tahan küll nagu seda teha. Ja siis on mingi kandideerimiste voor kuskile ülikoolidesse või? Mina alustasin niimoodi, et ma lihtsalt mõtlesin välja seda, et mis see temaatiline, mis ma mõtlesin, ma tahan nagu selle elektrofüsioloogiaga, sest minu jaoks tundus see nagu huvitav. Ja siis ma hakkasin vaatama, mis ei oleks väga kaugel, on ju, Eestis lähiriikides, Soome oli lähedal, on ju. Peterburi. Ta ei ole Euroopa Liidus ju mida iganes. Rootsit võib-olla ka, aga Rootsis nagu see reisimine oleks nagu olnud juba pikem ja kallim. Et Soome minu jaoks oli kuidagi selles mõttes kõige nagu praktilisem variant, et seal olid need võimalused, seal on oma mingi see neuroinstituut ja siis oli oma mingi õppekava, seal oli muid faktoreid ka, on ju. Et seal ainult see, et davai Helsingi on väga lähedal, on ju. Et kui seal ei oleks nagu neid võimalusi olnud, siis ma oleks ilmselt midagi muud nagu leidnud. Aga siis on niimoodi, et sa otsustasid, et see on teema, mis sul on nagu üldiselt huvitav, siis on sul soov nagu sellega tegeleda. Ja kas sa siis pead nagu valmis kirjutama mingisuguse, ma ei tea, kas sa nagu pakud sinna ülikooli ennast või sa pakud nagu teemat ikkagi? Et kui sa lähed sinna seda doktoritööd tegema, et mis asi see on, millega sa neid võlud? Niimoodi või paberiga? Minul oli siis konkreetselt niimoodi, et
ma valisin välja need, no ülikoolide juures töötavad siis need uurimisgrupid, need teadusgrupid on ja kes tegelevad mingi teatud temaatikaga ja neil on teatud meetodid, mida nad kasutavad ja mingis meetodis neil on nagu top ekspertiis on ju. Yeah. Ja siis ma valisin nagu välja need grupid, keda ma siis nagu kaalun, et kes sellega teemaga tegelevad ja siis ma hakkasin nagu kirjutama neile, et noh, umbes tere, et mina olen see ja see on ju. Ester Rorov. Nojah, et ja siis noh, mul on see magistrikraad selles ja siis ma tegin oma magistritöö selles valdkonnas ja nüüd on mul artikkel. Yeah. No see, et mul artikkel oli avaldatud, on alati akadeemilises arutelus nagu mu suur pluss. Niimoodi, et noh, see ongi nagu nende elu eesmärk mingis mõttes saada artikleid. Aga noh, see selleks on ju, see on omaette teema juba. No ja siis niimoodi läks, et ma ise nagu otseselt mingit projekti välja ei pakkunud, et ma nagu otsisin rohkem seda, et seda teema valdkonda, mis mind ennast nagu huvitaks ja siis nagu leida selline grupp, kellel oleks nagu võimalus võtta tudengeid või noh, ütleme siis doktoritudengeid enda juurde. Ja siis ma nagu sain sinna ühte kohta. Kas ma võin ühte asja proovida? Kui sul mikrofon on siin all, siis kui sa paned käe ette, siis sa lõikad heli ära täiesti. Ja. Niimoodi on parem. Okei. Kui ennast. Ja aga kui pikk see nagu voor on või kas sa saatsid ühte kohta või mitmesse kohta? Minu meelest ma ikkagi kirjutasin nagu mitmetesse erinevatesse gruppidesse. Ja siis lõpus sa valisid või ikkagi tuli üks koht või? Okei, noh, olulisem võib-olla on see küsimus, et kas see pakkumine või see nagu teema, kuhu sa said nagu minna, et kas see oli see, mida sa nagu päris tahtsid teha või see oli mingi kompromiss, et nagu läheks kõrvalteema või? No tegelikult oli ikkagi päriselt see, mida ma tahtsin teha, sellepärast, et ma sattusin nagu või noh, ma sain sinna laborisse, mis tegeleb selle elektrofüsioloogiaga. Et noh, see, kui ma nagu sinna mind nagu võeti, et selle üle mul oli väga hea meel, sellepärast, et siis ma nagu tundsin või sain aru, et no nüüd ma olen sellises kohas, et kus mul on võimalik nagu uurida siis nende neuronite omavahelist sellist suhtlemist ja toimimist. Aga noh, seal on muidugi siis, kui ma juba sinna sain ja siis, kui need projektid algasid, et noh, siis olid juba oma ette nagu sellised väljakutsed tekkisid, aga noh, alguses oli läks niimoodi, et ma tegelikult sain sinna, kuhu ma tahtsin nagu. Aga kuidas see, okei, ehk siis sa läksid ülikooli või sinna Helsingi ülikooli nagu tegema oma doktoritööd, et kuidas see välja näeb lihtsustatult, et mis need nagu staadiumid on enne, kui sa nagu doktorikraadi saad, et kust see läbi läheb või mis on need nagu, ma tean, et ülikoolis, kus ma õppisin pool aastat, see esimene asi, et seal on nagu rebaste ristimine, et kas doktoritöö tegemisel on mingisugused, ma ei tea, huntide ristimine või midagi alguses, Meil Helsingis küll ei olnud sellist asja, et Helsingis või ütleme siis niimoodi, et Soomes on juba selline asi, et kui sa oled doktorant, siis sa ei ole enam nagu tudeng. Sa oled töötaja või teadustöötaja nagu. Et mul ei ole mingid õpilase või mida iganes üliõpilase soodustusi, sükst asju ei eksisteeri seal. Et õpilase või üliõpilase staatuses sa oled nii kaua, kuni sa oled siis nagu magistrikraadi saanud. Ja siis, kuidas siis ma ütlen, et minul siis läks niimoodi et ma kõigepealt siis nagu leidsin endale selle grupi, kuhu ma läksin tööle, on ju, töötajana. Siis ma sain alguses mingi grandi raha, et ma olen nagu kuidas see oli? Eestist ma ei hakanud üldse vaatamagi, sest siin on küll, nad annavad mingid neid grante üliõpilastele, et minna välismaale, aga saad aru, see on nagu mingi päris orjusesse, sa kirjutad ennast tegelikult, sellepärast, et sul on siis niimoodi, et sa saad seal olla, sa saad mingit nagu sellist tasu, mis ei maksa sul üürigi ära ja siis sul on pärast kohustus tulla Eestis töötada nagu. Ja kui sa seda kohustust ei täida, siis ma ei tea, mis nad teevad, annavad su kohtusse ja nõuavad seda raha tagasi. Ma kujuta ette nagu. Mina mõtlesin, mina küll ei hakka endale mingisugust kohustusi võtma.
jumal ju teab, mida ma tahan võib-olla paari aasta pärast teha, sest et noh, siiamaani mul on olnud niimoodi, et ma natukene töötan, õpin, vaatan, nüüd ma tahan seda teha. Et no minu jaoks oli liiga nagu piirav variant. Ja noh, siis Soomes olid nagu muidugi need finantsvariandid nagu hoopis teistsugused, et noh, seal ma sain siis ka nagu taotleda erinevaid grante, noh, grant on siis selline rahastus ja no minu jaoks siis ma sain mingisugune mobiilsusprogrammiga, et kes tulevad välismaalt Soome, et nendele üliõpilaste, no teadustöö tegemiseks, et sealt ma sain mingit raha mingi perioodi jooksul ja noh, siis oligi see, et kui ma alguses nagu läksingi nagu niimoodi lihtsalt sinna uurimisgrupi juurde tööle, siis ma olin seal mõned kuud ja siis ma mäletan jah, et see oli vist mingi augustis, mis see oli 2010 või mida iganes aasta see võis olla umbes sellel ajal. Ja siis oli niimoodi, et järgmise aasta jaanuaris ma siis astusin ametlikult doktorantuuri sisse, et siis ma olin siis see doktoriõpilane ülikooli nimekirjas ka Helsingi ülikoolis. Noh, ühesõnaga, mis ma siis tegin, oli see, et ma viisin lihtsalt oma tunnistused sinna teaduskonda ja mind pandi nimekirja kõik nagu. See ei ole mingisugune fantastiline glamuurne sündmus, lihtsalt lähed, paned dokumendid laua peale ja sa saad endale mingi selle õpilase koodina. Et see on nüüd süsteemis sees põhimõtteliselt. Ja noh, õppekava, noh, ma ei tea, seal oli küll, noh, tegelikult mis mulle seal Soomes veel meeldis Helsingi ülikoolis oli see, et noh, see õppekava oli ikkagi väga nagu rikkalik. No tõesti nagu reaalselt. Ja noh, seal oli, noh, magistriprogramm on neil ka spetsiaalselt neurobioloogia, seal on mingi M-neuro on selle nimetus nagu magister, mingi neuro või midagi, maister või ma ei tea. Et seal oli väga nagu keskendunud, oligi juba neurobioloogia, ise mõtled, okei, aju, mis see siis ei ole ära, aga ei ole niimoodi, et seal on ka väga palju erinevaid valdkondasid, on ju. Sünaptiline, siis on mingi molekulaarne, on ju, neurobioloogia, siis on neuroteadus eraldi, siis on kognitiivne, on ju, siis on mingi süsteemi, on ju. Siis on komputatsiooniline, noh, see on juba täiesti far-fetch sellest, kus mina alguses olin niimoodi. No kõik need on seal all nagu all tegelikult. Aga sa ikkagi ütlesid, et sa läksid nagu õppetöösse, et ikkagi on nagu töötaja, doktori töö tegemine, see on nagu töö või see on õppeprotsess, sest et see nagu natukene on vaja õppida, et seal mingisugune minimaalne arv ainepunkte on vaja nagu saada, et mingi õppekava seal on jah, ja siis on suurem osa ainepunkte tuleb ikkagi sellest laboratoorsest tööst või noh, sellest teadustööst, mitte ainult laboratoorne, see teadustöö nagu, et suurem osa ajast läheb ikkagi sinna alla. Siis meil oli veel need raamatueksamiteks kutsuti neid, mis oli siis niimoodi, et sa võtadki, valid välja enda mingi selle õppejuhendajaga või noh, ma ei tea, mingi teaduskonna esindajaga, lepite kokku mingisuguse teema on ju, mille kohta on siis textbook või noh, raamat või õpik siis ütleme. Ja siis selle kohta õpid selgeks ja teed eksami. Et noh, idee on selles, et see raamatu eksam või ühesõnaga, et ta toetaks sinu seda uurimustöö nagu temaatikat, et oleks samast valdkonnast more or less. Okay. Ma isegi ei mäleta, mille kohta mina tegin. Mul oli just mingi Cell-Land midagi, ma ei mäleta isegi. Võtame korra ühe pausi. Okay. Nii, et me jäime nüüd sinna, et vahepeal siis te teete mingisuguse nii-öelda textbook, on ju, loete koos juhendajaga selle läbi ja siis sina teed eksamit ja siis te ütled No kuulge, jah. No ütleme nii. See raamatu eksami tegemine oli niimoodi, et siin on küsimused, siin on paber, siin on pliiats, ma lähen nüüd minema, sa võid kirjutada. Et see on sinu enda südametunnistus tegelikult nagu. Okay. Ma ei tea, kas ma võin niimoodi avalikult sellest rääkida, aga no niimoodi kõik meie raamatu eksamid käisid. Aga no selles mõttes, et kui sa lähed lõpuks kaitsmisele, on ju, siis sa teed seda terve maailma avaliku sees. Ja kui sul tuleb välja seal, et sa ei oska mitte midagi, noh, siis see on sinu enda nagu nii-öelda, ma ei tea. No see on südametunnistuse asi, et no selles mõttes nagu keegi, noh,
sinusse suhtutakse nagu täiskasvanud inimesse ja noh, sul peab olema ikkagi Eeldatakse, et sa ise, mingisugune, et sul on mingisugune südametunnistus mingine ikkagi. integrity on jah, ühesõnaga, et noh, selles mõttes, et kui sa oled juba teadlane või noh, teaduses töötad, et noh, kelle jaoks sa siis teed seda MAS-i jaoks neid hindeid või? Ma ei tea. Aga okei, siis esimene pool aastat või noh, jah, oli nagu rohkem töötas, siis sain paberid sisse, siis sa oled nagu ametlikult seal. Mis edasi juhtub, kas või mis hetkel sul tekib nii-öelda oma teema, mida sa hakkad oma doktoritööd nagu tegema või see on juba selles kohas sa juba kuidagimoodi mõtled nagu selles suunas, et mis sinu doktoritöö sisu hakkab olema või see ei käi niimoodi? No ikkagi pigem mitte. Et üldiselt on ikkagi niimoodi, et see põhimõtteline lähenemine on, et doktorikraad või noh, ütleme niimoodi, et doktorantuuri lõppedes sul on võimalik nagu demonstreerida siis akadeemilisele üldsusele. jah, üldsusele, et sa oled kuidagi nagu, et sul on oskused olemas, et sul on mingid põhimõttelised oskused, et see on nagu esimene samm akadeemilises karjääris, kui sa tahad sinna suunda minna. Et no magistrikraad on nagu põhimõtteliselt lasteaialapsed on ju akadeemilises vaates, et nende peale on niimoodi, et nad võib-olla, kes on nagu eriti iseseisev ja niimoodi, et või eriti nagu ma ei tea, Bright või mida iganes, et siis neid nagu usaldatakse rohkem, aga põhimõtteliselt nad ise nagu väga midagi seal korda ei saada, on ju. Et no väga tiheda juhendamise all ainult, on ju, õpivad seal, et ise väga midagi mõtlema ei pea. Et ainus töö on see, et õppida ära nagu mingid need asjad. Noh, doktorant oled, siis on ikkagi rohkem juba iseseisvust, et sa pead nagu ise oskama juba rohkem, on ju, neid asju teha tehniliselt laboris. Rohkem on aega nagu, jah, üksi olla või noh, tegelikult ka see sõltub nendest gruppidest, et mõndades kohtades poputatakse rohkem, et oleneb, kuidas nagu on see üleüldine struktuur ka seal grupis. Et noh, see on ka jälle omaette väga lai teema jällegi. Aga no põhimõtteliselt ongi niimoodi, et noh, selleks, et doktorikraad sul oleksid, siis sa tegelikult pead olema võimeline nagu tegema teadusartikleid, et noh, sa ise seda teemat niimoodi nii väga ei saa mõjutada, et see tuleb ikkagi sellest uurimisgrupi üldtemaatikast või noh, mingisest üldisest suunast, on ju. Ja noh, siis võib-olla sul on oma projekt, võib-olla sa osaled kellegi nagu postdociga või siis selle järeldoktoriga koos mingis tema projektis, noh, et see sõltub nagu. Ja siis sinu nagu ülesanne ongi, et iseseisvalt siis planeerida katseid, viia neid läbi, koguda andmeid, analüüsida need andmed, teha nende põhjal nagu järeldused, et noh, selline nagu eksperimentaalne töö tulemuseni viiv ja noh, siis muidugi osaleda selle kirjutamises ka, aga no andmeanalüüs, ma ütleks, on põhiline asi tegelikult seal, et sa ise nagu analüüsid oma andmed ära ka ja noh, sa suudad nagu siis ikkagi kogu selle asja nagu põhimõtteliselt iseseisvalt nagu läbi viia, et sa saad aru, mis nagu küsimus on, võib-olla sul tekib oma mingid lisaküsimusi enda projektis, noh, nagu hüpoteesi siis põhimõtteliselt, mille jaoks sa siis disainid nagu katsed, teed need katsed ise ära, saad tulemused, saad need, noh, muidugi sa saad arutada enda juhendajaga niimoodi, aga eeldatakse ikkagi rohkem iseseisvust. Ja noh, artikkel ongi siis niimoodi, et jah, on vaja siis kokku kirjutada nii-öelda sissejuhatus ja taust ja selline siis see küsimuse püstitus. Siis on selline noh, tulemused, metodoloogia on vaja kirjutada, andmed on ju ja arutelu. Palju sellises grupis või noh, palju teie grupis näiteks inimesi oli? Kui suured need grupid võivad olla? See on väga erinev. Meil oli, ma ütleksin, selline piisav paras kogus, ma arvan, mingi 10-15 võib-olla, et on ka väiksemaid, noh, et see sõltub sellest, et palju on rahastust nagu sellel grupil, aga on, ma ei tea, aga mingi 20-30, ma ei tea, võib-olla 50,
et need professorid ongi, et nii-öelda need bossid seal, kes võib-olla ise kunagi laborisse ei satugi, aga nemad lihtsalt nagu noh, nad on nii-öelda need ideoloogilised juhid siis põhimõtteliselt. Natukene, et Jah. noh, et see kõik nagu ongi niimoodi, et kuidas selle teadusrahastusega on, et kui suured need grandid on ju, et noh, mis on sul eelnev töö olnud, sa saad nagu grandi, kui noh, mis see summa on, palju sa saad nagu palgata inimesi selle jaoks. Jah. No okei, noh see on võib-olla siuke, nojah, mingil määral nagu erinev. Või siis see on ikkagi, tundub, et on ikka päris põimunud üldiselt selle teaduse tegemisega. Et kes grandid on, noh ilmselt see ka oleneb, et see ei ole ainult riiklikud, vaid need võivad ka mingi ettevõtetel olla, uurida mingit asja või ei ole? Mina nagu niimoodi ei oska öelda. Kui on, siis see on väga nagu harva niimoodi. Et ettevõte Ja. maksab. Et pigem on neil mingid oma uurimusgrupid või midagi. Aga kas võidki öelda niimoodi, trügime peale vahele, et kas ütleme, noh, suurtes või väikestes, mis iganes nagu ettevõtetes, kui tehakse mingid uurimustööd, et noh, kas neil sisuliselt see tööprotsess on samasugune nagu ülikoolis, kui te teete doktoritööd või need on ikkagi väga erinevad? Ma mõtlen nagu, noh, metodoloogia või mingid protsessid või bla, 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 et noh, siuke üldiselt. Isegi metodoloogia on vale sõna, vaid see, et noh, sellisel tasemel, et on nagu probleemi püstitus ja siis sa pead ise välja mõtlema, et mis vahenditega sa kontrollid seda teooriat, on ju. Ei. Et kas ettevõtetes tehakse samamoodi või? Nojah, sisuliselt. Ma ei oska nagu niimoodi öelda, ma ei ole nüüd nii palju nagu ettevõtetes teadusega tegelenud. Okei. Et see, kus ma töötasin nagu peale magistrit lühikest aega, noh, see ei olnud nagu otseselt mingi suurema teadusküsimuse lahendamine, et noh, minu jaoks selle ettevõtte selline ärimudel või eesmärk oli mingi konkreetse nagu meetodi väljatöötamine. Et ta ei olnud nagu niivõrd mingisuguse suure teadusküsimuse lahendamine, kui see, et oli lihtsalt siukse tehnilise, ma ei tea, oskuse nagu väljatöötamine, mida saab siis hiljem, ma ei tea, teenusena rakendada või midagi sellist. Et ma ei ole jah, siukses suures teadusarenduses mingisuguses ettevõttes töötanud, aga noh, ma arvan või noh, kujutan ette, et kui sa oled nagu väga mastaapses teadusega, noh, mingi teadusarendus-osakonnas, et siis sa ikkagi nagu teadust teed nii, nagu teadust tehakse ikkagi. Ja see, kuidas teadust tehakse, on ikkagi see, kuidas ülikoolis seda enam-vähem nagu paika pannakse. No põhimõtteliselt see lähenemine on ju ikkagi niimoodi, et sul on nagu hüpotees, noh, põhimõtteliselt need uuringud on ikkagi ju niimoodi, et sul on mingisugune uurimusküsimus, mingi hüpotees, kas sa tahad midagi kirjeldada või siis sa testid hüpoteesi või noh, kirjeldad mingit olukorda näiteks. Või siis juba teed mingit katselist sellist, jah, ühesõnaga hüpoteesi testimist. Aga millal, kui sa Soome läksid, noh, soome keelt sa õppisid seal eraldi koha peal või sa juba teadsid? Ei, no ma õppisin ikkagi koha peal. Tegelikult ma õppisin juba enne Soome minekut ka seal TTÜs soome keelt natukene. Ma ei tea, mul kuidagi tundus, et... kursustel või... No vaba ainena ülikoolis. Ma õppisin jah, seal võtsin, seal soome keel oli ja siis prantsus keelt natukene, et lihtsalt midagi nagu vahelduseks. See on neurobioloogia vahel. Joonistamist õppisin ka muide vaba ainena. Lahe. See vaba ained on võimalik jah ülikoolis võtta lisaks oma põhi nagu ainetele. Ja siis see nagu doktorandi nagu karjääri vaatevinklist, siis mingi hetk sa ilmselt aitasid kedagi rohkem ja siis mingi hetk sul tekkis mingisugune oma projekt, mida sa arendasid või? Nojah, nii võib öelda. Või nad on nagu segamini kõik, et nad ei ole nii eraldiseisvad. See, et sa teed nagu oma mingisugust, ma ei tea, artiklit näiteks kirjutad, ehk siis arendad ja uurid ühte teemat, see ei tähenda ju seda, et kõik muud asjad sa jätad kõrvale. Noh, et sa muud teisi inimesi oma grupis ei aita või on või?
No see on kahe otsaga asi, et noh, see on väga selline, ütleme, igapäevane nagu võitlus, sisemine võitlus. Et kui sa oled doktorant, siis sinu eesmärk peaks olema see, et sa saad nagu täita tingimused selleks, et oma doktorikraad kätte saada, mis üldjuhul on see, et sul on vaja see õppekava ära täita ja siis artiklid on ju. Helsingi ülikoolis meil oli vist niimoodi, et ma enam ei mäleta, kas oli üks esimese autori või 2 esimese autori artiklid peavad olema nagu kas publitseeritud või siis vähemalt niimoodi, et vastu võetud aja publitseerimiseks mingi ajakirja poolt. Ja noh, siis kui sa oled nagu väga praktilise lähenemisega inimene, väga keskendunud, orienteeritud nagu saavutustele, et siis sa teedki ainult niimoodi, et sa töötad enda projektiga, mis garanteerib sulle artikli. Okay. Aga noh, päris elu ei ole niimoodi, et noh, tegelikult on niimoodi, et ikkagi, kas sa saad seda teha ja kas sa saad seda teha, et noh, lõppkokkuvõttes ongi niimoodi, et nagu kui sa tahaksid nagu fokusseerida enda aega ja energiat sellele, et sa oma artikleid saaksid, siis sul oleks kasulikum unustada ära see, et sa aitad kedagi teist. Fookus. Jah, sest et noh, siis need on need, mis tegelikult nagu võtavad aega. Noh, see ongi nagu enda siuke strateegia või taktika, et noh, nendest kõrvalprojektidest, kus sa osaled võib-olla väiksema koormusega, võib-olla sa saad veel artikleid. Kui sa tahad akadeemilist karjääri, on ju, siis mida rohkem artiklit sul on, seda parem. Kui sa aga ei taha akadeemilist karjääri, siis sul oleks mõistlik võimalikult kiiresti teha ära oma see doktorikraad, niimoodi on ju, ja siis minna järgmiseid asju tegema. Ma hakkan aru saama, miks sa nii hästi mängid seda viticulture'it, strateegiline mõtlemine ülikoolist alates, et kui palju kust midagi nagu teha. No jaa, aga see on ükskõik mis eluvaldkonnas, kus sa nagu põhimõtteliselt oled juht või tahad juhtida või nagu saad mõelda, kuidas sa oma aega planeerid, kuidas sa ressursse planeerid, sul on mingi eesmärk, on ju. No see on kõik selline oskus nagu mingisugune, mida sa saad seal doktorantuuris, seepärast see on reaalselt, sinu elu sõltub sellest tegelikult ja ainult sinust tegelikult. Sissetulek, mitte elu. No ei ole niimoodi, et kui sa tahad nagu akadeemias nagu edukas olla, sa pead väga korralikult läbi mõtlema need asjad, mis sulle seda edu seal tooksid ja see on nagu rets tegelikult, sellepärast, et noh, ütleme niimoodi, et see on väga stressirohke neid grante saada ja noh, et ma ei tea, noh, neid täita neid tingimusi ja see on ikkagi nagu ja vahest on niimoodi, et ükskõik mida sa ei tee, sa ikkagi ei pruugi saada neid grante ja sa oled niikuinii töötu lõpuks. Töötu rott. Ja. Kas üldiselt nagu siukse enesehariduslikul eesmärgil, et artikkel sisuliselt siis teaduslikus mingisuguse ajakirjandus, eks ju, avaldatud artikkel sisuliselt tähendab seda, et sul oli mingi, väga lihtsustatud muidugi, et sul oli mingi hüpotees, mille sa töötasid läbi ja kus sa jõudsid mingisugusele järeldusele. Kas võib niimoodi öelda? Või? Ma ei tea, no võib-olla. Ei, lihtsalt ma üritan nagu aru saada, et miks või kus kohast need artiklid kui sellised hakkavad nagu otsustavat rolli mängima. No see artikli taga on ju tegelikult uurimustöö, eks ju. No jah. Ja mitmete nagu inimeste, et mitte tingimata ainult sina, et tavaliselt seal artiklis on rohkem inimesi kirjas. Kõik, kes midagi teevad. Et siis tegelikult see, kuidas hinnatakse nagu teadlase, ma ei tea, edukust ongi see, et kui palju teadustööta tegelikult tegi. Kui me nüüd seda niimoodi sõnastan, siis see kõlab niimoodi, et 2 + 2 võrdub 4, isn't it? No jah, see on jällegi väga suur nagu selline behind the scenes nagu teaduse elus, et noh, lõppkokkuvõttes, kui keegi nagu palkab sind või mida iganes, siis vaadatakse ju CV-d ja mis seal CV-s ongi see, et kus sa oled töötanud, mis artiklid sul on ju, et kas sul on oma grupp, on ju. No, teinekord on nii, et sul ei olegi vaja nagu nii palju neid artikleid iseenesest, aga sul on vaja kas esimese autori artikleid, mingist ajast sa pead olema juba viimane autor artiklis, on ju. Mis see tähendab? Kõik need asjad, et noh, see, mis mitmendal kohal sa seal artiklis oled ka mängib rolli.
nojah, jah. Ja noh, siis ongi niimoodi, et kas siis need inimesed on kuidagi väärtuslikumad või paremad teadlased kui need, kellel on nagu võib-olla vähem artikleid või ei ole, ma ei tea, viimase autori artiklid. No tegelikult ei ole niimoodi, aga noh, lihtsalt noh, see ongi selline elu, noh. Mis teha? See on selline süsteem ja niimoodi see süsteem nagu töötab. Ja siis, ja siis veel nende artiklitega on veel selline lugu, et vaadatakse ka seda, et mis on see impakti faktor. Et noh, sa võid neid teadlasi panna mingit pingejärjekorda, või ükskõik mis kriteeriumi põhjal nagu. Et no üks võimalus on jah see, et neil on need mingid impakti faktorid nagu. Mis asi on impakti faktor? No see tähendab seda, et issand, ma ei tea, kas see on... See on artikli impakti faktor või autori artiklis? Okei, ma ei oska nüüd niimoodi täpselt enda kõigete sõnadega seda öelda, aga see on niimoodi, et sul on kuidagi mingi uurimustööl on mingi kvaliteet. Kvaliteet. Ja seda nagu mõõdetakse niimoodi, et mis on selle ajakirja, ajakirjas on see impakti faktor ja ajakirja impakti faktor ja siis on niimoodi, et kui suurem see number on, seda parem see on nagu. Nii, ja mida see siis tähendab, et see on mingi, ma ei tea, see on mingi maine küsimus või mingi prestiiži küsimus või keegi kuskil ikkagi vaatab neid asju. Tsiteeritavus. No see on üks osa sellest, impakti faktorist. Kui palju on tsiteeritud sind, aga selles mõttes, et ta on ikkagi nagu veits selline fake värk, et näiteks kui sul on ajakiri, kes avaldab rohkem mingi ülevaateartikleid, ülevaateartikleid tsiteeritakse rohkem. Sa ei saa midagi teha nagu, sest nad võtavad kokku mingeid muid asju, on ju. Juba see nagu kunstlikult nagu suurendab seda impakti faktorit. Või siis, kui sul on väga spetsiifiline mingisugune teema, kus on võib-olla mingi, ma ei tea, 5 uurimisgruppi maailmas, neil on oma mingi väljaanne, on ju. No shit, et seal on neid artikleid on vähem ja neid, kes seda tsiteerivad on vähem. Aga kas see on kuidagi vähem nagu väärtuslik teadus? No ma ei tea, kuidas sa mõõdad seda väärtust. No see ongi nagu mida rohkem sa nagu saad aru sellest, kuidas see süsteem reaalselt toimib, siis ongi nagu, et ma ei tea, kas ma tahan seal töötada, kurat. Käin parem tööl ja saan palka, lähen koju ja teen oma asju, Peale tööd ei mõtle mingi impakti faktorist või see, et oh my god, kas ma olen nüüd esimesel kohal seal autorite järjekorras või fucking teisel kohal, miks ma esimene ei ole, Tahtsin olla esimene. Mis on reaalne inimeste probleem kusjuures, seda aru. Ja mul on olnud nagu tuttavaid kolleege Helsingi ülikoolist, kellel on jagatud esimese autori nagu autorlus. See märgitakse eraldi ära artiklis. Aga tema on teine seal. Ta ei ole see esimene, ta on teine. Miks ma olen teine? Ma ei tea, Muuda oma nimi ära, nii et see hakkaks A-tähega, võib-olla siis sa oled esimene ja teine kord, ühesõnaga selline asi, aga ma saan aru selles mõttes, et kui teda tsiteeritakse, vaata tsiteerimisel on, sa paned selle viite sinna teksti sisse, see on erinevad metodoloogiad, on ju. Mõnikord pannakse numbrid, teinekord läheb see ongi esimene autor, et tal aastaarv, on ju. Isegi kui ta on nagu formaalselt, tal on jagatud autorlus, aga kui tema nimi ei ole see esimene füüsiliselt seal kirjas, siis keegi ta nime ei näe reaalselt seal teksti sees tegelikult. Ja tema jaoks oli see probleem, et kui keegi nagu tsiteerib tema tööd, siis tema nime tegelikult ei näe seal teksti sees. Mis sest, et kui sa tahad seda full viidet vaadata või reaalselt seda artiklit, mida lugema, sa kohe näed, kes on autorid, aga see ei olnud piisav, et seda häiristada. Nojah, samas kui see mõjutab nagu seda impacti faktorit ja kõike muud, siis on loomulikult see. Ja kui see omakorda mõjutab seda, kui hästi või halvasti sul hakkab rahastusega minema, siis... kõik see ka, jah. Läheb sõtta. Jah. Eks need, kes rahastust annavad, et nemad kindlasti vaatavad seda, et mis artiklid, kus kohas avaldatud. Jah.
kõiki neid asju nagu võrreldakse, sest et noh, kui sa saadad nagu, ma ise ei ole kunagi pidanud mingisugust asja hindama, aga noh, eks neid hindamistel võetakse arvesse igasuguseid erinevaid asju nagu. Vot. Vahest ei teagi, et mida võetakse lõppkokkuvõttes. Aga kui noh, nüüd see Helsingi ülikooli on ju doktorantuur, et millal sinu esimene artikkel nii-öelda Helsingi ülikooli alt välja tuli? Noh, mitte tingimata esimene, vaid üldiselt teisel kohal või üldse? Ma ei tea, palju mul neid on tegelikult. Kas mul oli mingi 2 esimese autori või 3 või no ma ei tea tegelikult. Ma ei tea. 3 vist äkki. Aga noh, ma mõtlen üldiselt, millal esimest korda see, mis sa seal uurimusgrupis tegid, et millal see esimest korda artiklisse jõudis? Mitte tingimata esimesel kohal. Mis mõttes, millal? No, et sa tulid ala mingi 2000, ma ei tea, 10 tulid sisse, et millal sinu töö reaalselt kajastus esimest korda? Sellest läks ikka aega, et seal oli mingisugune 3. või 4. aastal. No tegelikult see oli ikkagi nagu teisel poolel, et noh, tegelikult ongi see värk ongi niimoodi, et sa teed aastaid ja aastaid töid enne, kui need asjad hakkavad reaalselt ilmuma. Seal on mingi lag time, siis ütleme päris suur nagu. Ja noh, tegelikult minu viimane artikkel, mida ma tegin Helsingi ülikooliga koostöös, oli niimoodi, et avaldati mingi eelmine aasta alles. Ja. Ma olen 5 aastat juba Eestis tegelikult. Kujutad ette. Või oli üle-eelmine aasta? Ei, 2024 oli ikkagi avaldati ja nüüd on 26. Nii et ma töötasin siin juba Tallinnas, ravimifirmas ammu enam nagu nii-öelda ülikooliga all ma ei olnud seal koha peal midagi. No ma ikkagi nagu tegelesin artikli kirjutamisega. No katseid ma muidugi ei teinud, on ju. Aga noh, mingid andmeanalüüse sai veel teha üle ja siis jooniseid. Noh, mul tegelikult jooniseid meil sul teha. Ja siis kirjutad seda teksti ja siis jälle natukene ja siis saadad sinna ajakirja ja siis saad mingi kommentaarid ja siis teed neid kommentaare ja värke ja siis noh, niimoodi sinna aega. Võtab aega. Kui palju sinu töös, kui sa seal töögrupis olid ja reaalselt tegelesid selle eksperimentaalse osaga ja siis nagu andmeanalüüsiga, et kuidas see jaotub, vaid ongi nagu field work, kus sa teed praktilisi katseid nii-öelda või noh, alguses ilmselt defineerid nagu, mida sa hakkad tegema, siis mõtled ilmselt välja mingid meetodid, siis hakkad reaalselt seal loomaks või kellega iganes nagu seda eksperimente tegema, kogud andmeid ja siis hakkad neid analüüsima, et kui suur või kuidas see jaotub, et kui suur protsent on nagu ühte või teist või kas seda saab üldse niimoodi jaotada või ta nagu käib perioodit? Või ma olen nii loll selles teemas, et ma ei oska küsida. No perioodit ikkagi mingis mõttes, et noh, ma ei oska niimoodi vastata konkreetselt. Et no ikkagi teed katseid, siis analüüsid, no sul ei ole mõtet kohe kõiki katseid ära teha, et äkki need vaheanalüüsid nagu näitavad sulle midagi, äkki sa saad nagu aru, et midagi oleks vaja teistmoodi teha või midagi läks pekki, et siis ta nagu üldse muudad nagu lähenemist ja midagi. Sest no minul tegelikult oli niimoodi, et projekt, mille kallal ma esimesed, ma ei tea, aasta või 2 aastat töötasin, et sealt ei tulnud nagu midagi välja, et see oli põhimõtteliselt maha visatud aeg nii võttes. Et siis ma läksin teise projekti peale tööle ja sealt hakkas nagu kiiremini tulema tegelikult neid tulemusi, mida oleks võimalik siis niimoodi formuleerida artiklisse. Aga kas see, kui teil on mingi hüpotees, nüüd hakkate seda testima ja siis te saate vastu, et noh, me ei räägi sellest, et eksperiment ise läks nagu katki, aga see, et noh, te kindlalt, ma ei tea, kui te hakkate nagu hüpoteesi testima, kas teadlane nagu loodab mingisuguse tulemuse peale või ta siiralt läheb nagu proovima? Kuidas te ütlete? Ma mõtlen seda, et kui sa pärast teed näiteks aasta aega eksperimente ja siis sulle tagasi tuleb vastus, et that's all bullshit, et see nagu teooria, mis oli, et see või see geen mõjutab nagu seda neuronit nii pidi läbi selle molekuli väga teadusega, et see nagu ei ole seda seost, et kas see on ka nagu hea tulemus või see on nagu pigem kurat?
midagi läks väga aia taha või see ei tööta üldse niimoodi? Noh, kuidas võtta? Kui me võtame nagu teadusfilosoofiliselt, siis see on väga oluline tegelikult, et see teaduse tegemine käiks sellist metodoloogia, süstemaatiliselt, et sul on nagu hüpotees, sa püstitad selle hüpoteesi ja sa lähed seda katsega testima. Ja siis see test, see katsetest võib-olla näitab sulle positiivset või negatiivset. Et kas see hüpotees, mille sa püstitasid, et kas sa nagu tõestad seda või sa lükkad seda nagu ümber, onju. Ja mõlemad versioonid on nagu teaduslikult võrdväärse olulisusega tegelikult. Aga reaalsuses on niimoodi, et need, mis nagu läbi kukuvad, need nagu lükatakse vaiba alla, mõnikord. Sest et kui sul on mingi küsimus, sa saad sellele ei vastuse, sul ei ole sealt midagi nagu edasi enam uurida, vaata. Et sa ei ehita sellele küsimusele mingit suuremat lugu enam ümber. Et tegelikult on väga harva ja mina ütlen, et seda võiks tegelikult rohkem olla ja seda tuleks nagu rohkem, ma ei tea, tõsiselt võtta, et teaduses publitseerida ka neid kohtasid, kus sa saad negatiivse tulemuse enda hüpoteesile. See on ülioluline tegelikult, sest muidu sa tekitad endast nagu sellist, ma ei tea, mingit vale pilti olukorrast tegelikult, saad aru. Aga kas need tööd tegelikult ka need ei avaldata siis? No see on nagu, ta on probleem, ta on üks nagu probleem, mis on teadusmaailmas tegelikult. Ja see on väga oluline ja väga tõsine probleem. Et selles mõttes, et jah. Mis on probleem on see, et need tulemused võib-olla ei ole reprodutseeritavad enam. Näiteks, jah. Ja siis tekibki küsimus, et kui hästi nagu need tööd ja asjad on nagu läbi viidud, ma ei tea, kas need küsimused või kuidas on siis laborite vahel selline katsete reprodutseeritavus nii madal, et mis seal siis nagu on tegelikult, et kui sa nagu võtad selle hüpoteesi, et kas ta kinnitab või lükkab ümber selle, onju, et kui sa lähed ainult seda positiivset rada pidi, onju, et siis tekib küsimus, et kui tugevad andmed need üldse olid, et kinnitasid seda, et äkki ta ikkagi tähendab, et oli ümber lükatud. Ma ei tea, kõik see on vaata, et see on see, kuidas on võimalik nagu skeptiliselt läheneda sellele kogu nagu süsteemile. Aga see projekt, mille kohta sa ütlesid, et okei, see nagu failisid ja sa hakkasid teise projektiga tegelema, et kas seal oli mingi metodoloogiliselt midagi valesti üles ehitatud või lihtsalt see oligi nagu siuke ei tulemus? No ma olen selle peale mõelnud tegelikult ja tegelikult ma alguses arvasin, et ta oli nagu see, et see hüpotees ise oli nagu sai negatiivse vastuse. Sest mida ma nagu toona uurisin, olid siis minu need kainaadi retseptorid, mis on ühed glutamatergilised retseptorid ajus. Ja et minu nagu projekti nagu ülesanne oli vaadata, et kas ja kuidas nad siis neid oma alternatiivset signaalirada nagu kasutavad. Nii. Ja siis mina arvasin, et mul katse ei õnnestu, äkki nad siis ei kasutagina. Et äkki see on nagu hüpotees on siis negatiivne selles, väga lihtsustatult ma ütlen praegu. Ma saan. Et miks me siis ei avalda neid asju? Võiks ju nagu avaldada, et me ei saanud seda tulemust. Aga selles mõttes, et nagu väga valid question on ka see, et äkki lihtsalt see metodoloogia ei olnud piisavalt hästi nagu üles ehitatud. Võib-olla ta ei olnud piisavalt nagu tundlik. Mina olin nagu suhteliselt alguses seal, et selles mõttes ma ei saa nagu iseenda ekspertiisi peale loota, et loota nende inimeste, kes nagu teavad seda meetodit rohkem. Selles mõttes ma arvan, et lõpp nagu tulemus on see, et ikkagi see, ütleme, tehniline lähenemine ei olnud nagu päris võib-olla, ma ei tea, hästi kasutatud. Või siis, et kas seda oleks saanud sellisel viisil kasutada. Et need meetodeid on võimalik, erinevaid meetodeid on võimalik kasutada, aga ütleme siis niimoodi, et see, mida meie proovisime, meie nagu seda tööle ei saanud, et tegelikult me ei saa nagu öelda ei üht ega teist nagu lõppkokkuvõttes.
aga kas sa, see on nagu veits, ma ei tea, kui palju, see on päris suur tegelikult kõrvalepõige. Aga mul tekkis siuke paralleel praegu tajus, et üks minu meelest on nagu probleem üldisemalt see, et väga palju räägitakse neid edulugusid inimestest, et võib-olla viimased aastad on see natuke muutunud, aga me näeme kogu aeg pildis neid nii-öelda õnnestunud kas ärimehi või ennekõike. et ja nad räägivad kõik oma seda lugu, kuidas neil õnnestus mingisugune asi ja me üldse ei õpi või ei kuule nagu seda osa, mis puudutab just nagu seda fail imist. Kas võib-olla nagu fail imisest, et kui me ei räägi nagu sari failerist, et võib-olla sealt oleks sama palju õppida tegelikult. Et ma mõtlen, et kas siuke paralleel on üldse nagu võrreldav või see on nagu väga, või need on ikkagi erinevad asjad täiesti? No ma ütleks, et nad on erinevad või ma ei tea, sõltub sellest, et mida sa selle failimise all nagu silmas pead täpsemalt, nagu konkreetsemalt, et kui me nagu teaduses räägime sellest, et meil on nagu hüpotees ja me testime seda ja et me saame kas oma hüpoteesi kinnitame või lükkame ümber, siis see, kui teda ümber lükatakse, see ei tähenda, et ta failib mingis mõttes. See on väga oluline info ja see on väga kasulik informatsioon. Kirjeldada kogu seda olukorda tegelikult. Sest kujutad ette, kui sul on üks nagu konkreetne valdkond, mida sa tahad uurida, siis sa võtad nagu hüpoteesi ja testid seda 10 korda. Ja 9 korral see hüpotees, mida sa testid, lükatakse ümber ja sa ei räägi sellest. Ja 1 korral ainult sa kinnitad seda ja siis sa räägid sellest, ehitad ülejäänud jutu nagu selle ümber, hakkad nagu edasi. Aga tegelikult, mida see sulle näitab olukorrast? Mida ta sulle reaalselt näitab? 10% sellest. Aga see minu nagu mõte on ju, et kui sa mõtled mingisugust ärimudelit või startupi või mingit ettevõtet, see on ju mingis mõttes nagu hüpotees, et sa ehitad üles oma ettevõtte lahendama mingisugust probleemi. Ja siis sa testid oma seda lahendamisviisi, on ju, et sellisel kujul või sellisel kujul ja siis sinu see hüpotees, et see on nagu vajalik, vaid see on nagu äri, et ta kukub kokku. Et see on ju täpselt samamoodi nagu info, mille pealt saaks ju tegelikult õppida. Et kui sul on mingisugune 10 ettevõtet samas nagu valdkonnas, on ju, siis võib vaadata niimoodi, et see üks, kes nüüd õnnestus, et kas ta tegi midagi nagu radikaalselt erinevalt võrreldes selle 9 teisega. Et see on see koht, kus nagu saab võrrelda. Aga ma ei tea, nagu mul lihtsalt nagu tekkis siuke. Ja see on väga oluline. Minu meelest see on väga nagu huvitav lähenemine, et selle asemel, et küsida, et miks neil nagu õnnestus, tasuks küsida, et miks teistel 9 ei õnnestunud. Et sealt see nagu või mis ei õnnestunud. Või mis see konkreetne asi on see, siis mis nagu ei õnnestunud. Et teaduses on ilmselt nagu suurem probleem see, et võib-olla 1 korra sul lihtsalt joppas, kui äris on samamoodi. Kusjuures. Mina ei usu sellist asja, et võib-olla mõnele meeldib mõelda, et õnnestus või ei õnnestu. Kui sul on hüpotees korralikult üles ehitatud nagu ja sa testid seda ja sa saad vastuse ei või jaa, kinnitad või lükkad ümber, on ju. Need on mõlemad võrdse väärtusega, see ei ole nii, et sa failid nagu. Või õnnestud. Sa teed oma tööd hästi lihtsalt. Ja sa peaksid nagu jääma selle juurde, et kui sul nagu hüpotees lükatakse ümber, et siis, ma ei tea, see on liiga ideaalne maailm võib-olla, et see peaks olema sama väärtusega informatsioon tegelikult, et see peaks olema nagu atraktiivne nendele inimestele, kes avaldavad seda, et sellised artiklid, mis näitavad negatiivseid tulemusi, on üliolulised sellepärast, et kui me võtame nagu järgmise sammu edasi ja mõtleme, et kuidas nagu neid teadustulemusi nagu ühiskonna kasuks kasutatakse hiljem nagu. Näiteks meditsiinis, ravimiuuringutes. Kui meil on niimoodi, et 9 korda kõik on nagu unustatud publitseerida, et see aine ei toimi, on vähiravis või mida iganes rinnavähis, aga üks tulemus näitab, et töötab. Kas see ravimifirma otsustab, et ta investeerib sinna või? Kui ta reaalselt teaks, et 9 korral 10
see ravim ei tööta. No jaa, aga see puhtalt andmeanalüüsi nagu koht, et kui sa saad nagu selle 9 pealt nagu võrreldes seda 9 selle 1-ga, kui sa saad aru nagu miks, kus see nagu erinevus on, siis on see juba nagu tulemus iseenda kohta. Aga ma arvan üldisemalt, miks neid nii-öelda jah-tulemusi hinnatakse rohkem, on see, kuidas õudselt hästi sõnastasid seda minu meelest, on see, et kui sa hüpoteesile said ei-vastuse, siis tavaliselt see tähendab seda, et story ends here. See ei saa mitte midagi sealt nagu edasi arendada, sest et see on nii-öelda nagu tupik tee. Ja see on see, miks võib-olla vaadatakse neid jah-tulemusi nagu huvitavam või huvitatuna rohkem nagu pilguga, sest et sealt sa saad midagi edasi arendada. Kui sul on nagu ei, siis sa võid proovida seda ümber lükata või leida mingisugune viga selle sees, see on vist vähem atraktiivne kui see, et kui sul on teada, et see on juba nagu jah, ja siis sealt saad edasi. Samamoodi vist äriga ka, et kui sul on, võib-olla see on ka põhjus, miks ei ole nagu nii huvitav uurida, et see on nagu paistab, et see oleks nagu siuke surnud ots. Ongi tupik tee, et mis ikka seda uurid. No see on jah. Kuigi enesearengu vaatevinklist minu meelest on sul nagu väga hea, kui sa saad aru, miks. No üldises mõttes mina olen nagu nõus sellega, et ikkagi neid negatiivseid või asju tuleks ka publitseerida, et nad on üliväärtuslikud, üliolulised, aga kui me mõtleme nendele inimestele, kelle elu see on, et nemad nagu tegelevad teadusega ja nii edasi, et või kogu see maailm nagu soosib seda, et sul on nagu positiivseid tulemusi, et muidugi sul on nagu, mina avastasin nüüd selle, see on nii lahe, nüüd ma lähen edasi, uurin veel sealt, ma nüüd töötan järgmise asja välja ja siis sul inimestel on vaja mõelda mingi oma ma ei tea, artiklite peale, mis saab nende järgmine projekt olema, järgmine projekt, et kuhu on järgmist rahastust, et paraku praegu on sa saad mingi 5 aastaks rahastuse, siis võib-olla sa ei saa enam, võib-olla sa saad. Nobody knows. Et see on jah, siuke värk, siukene maailm nagu on. Aga selles mõttes mul on nagu tunne, et ikkagi nendest probleemidest on hakatud järjest rohkem ja rohkem nagu rääkima. Et tegelikult nagu saadakse aru sellest olukorrast. Et üks asi ongi see reprodutseeritavuse probleem. Et mingi nagu väga suur hulk mingites valdkondades nagu töid või tulemusi ei ole reprodutseeritavad ja siis see on tegelikult väga suur nagu takistus. Ütleme, just nagu ma ütlesin, et teadustulemuste siis rakendus. Näiteks meditsiinis on ju. No jah. Et siuke maailm tasub teada, kuidas see toimib. Väga huvitav. Ja mingites kohtades on nagu täiesti mul on mingid kohad, kus mul on nii kummaline, ma mäletan, mul endal oli Skype'is ja kui ma sind kuulen, siis mulle tundub, et see muster on nendes valdkondades on sarnane, on see, et mul oli siuke idealistlik arusaam, et nüüd, kui me oleme osa mingisugusest suurest korporatsioonist, siis asjad nagu inimestel on nagu selge eesmärk, või firmal on selge eesmärk, teenida raha, näiteks. Ja kind of common sense ja pragmaatiline lähenemine peaks olema first of all, asi, mis kõige rohkem mõjutab mingi otsuste vastuvõtmist ja kõike muud nagu sellega seondub. Ja minu jaoks oli täielik šokk aru saada. Ja see muidugi räägib väga palju, kui nagu naiivne ma olin ja ilmselt mingis osas olen praegu. Et minu jaoks tegelikult oli täielik šokk, et lisaks sellele, et võiks pragmaatiliselt ja nagu ratsionaalselt vaadata asju ja otsustada, et kas me läheme seda teed või teist teed, siis mingisugused inimeste nagu egomängud ja nagu need tulevad sisse ja hakkavad seda kõike nagu rikkuma.
ja siis tekib mingisugune omamoodi loogika, millest on nagu keeruline aru saada, kui sa ei vaata sellesse, et noh, mis on nagu konkreetsete inimeste motivatsioonid seal mingi tegevuse taga. Ja millegipärast see, kuidas sa kirjeldad nagu teaduse tegemist, et noh, mingisugused, muidugi seal ei ole üks ühele, aga seal on ikkagi ka väiksed vihjed sellele, et kas või artikli avaldamisel, et kes on Essa ja kes on Tessa, et kui nagu sellised asjad hakkavad mõjutama nagu inimeste omavahelist läbisaamist ja koostööd, et noh, see võib ju teoorias, ma ei tea, kas see nagu praktikas on ka niimoodi, tähendada seda, et kui kaks nagu tarka inimest saavad endale üksteisega kokku, ütlevad, et nii, teeme nüüd koostööd selle asja eesmärgi, aga kui nad ei jõua nagu, kui nad ei suuda nagu leppida omavahel kokku, et kumb on Essa ja kumb on Tessa, siis see töö jääb tegemata. No ja nii mingisugune asi ei sünni puhtalt sellepärast, et nagu mingi clash of egos, mis kõlab täiesti. No jaa, aga see elukene ongi niimoodi. Kas sa tahad öelda, et targad inimesed, kes teadlased võiksid olla üle keskmise, võiksid olla, ma ei tea, kas nendel on täpselt samasugused probleemid nagu igaühel või? No oleme, mida sa selle targal silmas pead. Me peame selleks vaatama seda, et kuidas see süsteem on üles ehitatud ja missuguseid isiksuse omadusi nagu soositakse selles, et noh, mina nagu tunnen, mul on oma kogemus ja see, mida meie seal doktori tudengitena või õpilastena või uurijatena nagu kogesime ja arutasime omavahel, ongi see, et noh, tegelikult need väiksed research grupid või uurimisgrupid, need on nagu väiksed ettevõtted, on ju, ja siis see grupi juht on nagu ettevõtte juht, on ju, et noh, ta ei ole ainult teadlane, kes peab seal olema väga nagu kõrgel tasemel teaduse inimene, ta on ka tegelikult nagu inimeste juht. Yeah. Aga mitte kunagi selleks, et selleks grupijuhiks saada, mitte kuskil kohas, sa ei pea nagu õppima inimesi juhtima, sa ei pea kunagi arendama, sa ei pea kunagi nagu näitama selleks, et sa oleksid hea inimeste juht või no üleüldse, et sul on mingisugunegi isiksune või ma ei tea, võimekus või mingi elementaarne oskus panna neid inimeste punti tööle omavahel. Ja noh, see on väga, ongi see nagu lihtsalt mõnele inimesele tuleb see loomulikult, see on tema isiksuse omane, on ju, mõnel ei ole. Ja siis ongi see, et need, kellel ei ole, et noh, ma ei tea, seal on nagu teistsugune atmosfäär ja teistsugune selline töökeskkond või siis ka lihtsalt ongi niimoodi, et see ongi väga nagu selline metsik maailm, noh, et mingid isiksused lihtsalt saavad hakkama omavahel ja mõned ei saa. Ja keegi neid probleeme ei lahenda, keegi ei tegele sellega, et keegi ei tee sulle mingisugust nagu juhtimiskoolitust või kuidas inimesi motiveerida. Seal on nagu arvamus see, et sa teadusega tegeleda saad, see on sinu motivatsioon. Sest et mis veel maailmas võiks olla lahedam kui see, et sa saad olla laboris ja teha neid katseid? Ma olen nõus. Nojah. Sest keegi kunagi ei väsi ära ja kellelgi kunagi ei ebaõnnestu ja inimesed ei ole omakasupüüdlikud. Nii ilus on see maailm. Nojah. Aga mis ma enda nagu puhul näen, on see, et kui ma ettevõttes nagu töötan, et noh, inimesed on nii, nagu inimesed on ikka, et ükskõik mis valdkond või mida iganes ta ei ole. Aga lihtsalt nagu minu jaoks põhimõtteline erinevus teaduse tegemisel oli sellel tasemel, kus mina olin, siis enamusest olin seal ikkagi doktorant või siis postdoc nagu teaduses. Siis juba iseseisev teadlane nii-öelda. Et need eesmärgid ei kattu nagu inimestel. Et sealt seda koostööd ei tulegi. Et inimestel on omad nagu prioriteedid, et nagu ma alguses rääkisin, et mina olen doktorant, minu eesmärk on teha enda doktorikraad ära. Kuidas see kellegi teise, mind ei huvita, mis mingi teise inimene, millal tema, see läheb nagu, need eesmärgid ei ole omavahel nagu kooskõlas. Et nad ei soosigi mingis mõttes koostööd, on ju. Et kellelegi teisele on oluline saada nagu rahastus järgmiseks aastaks, mis see mind huvitab nagu. Minul on doktoritöö tehtud selleks ajaks, see ei ole minu eesmärk. Ja tegelikult ettevõttes on niimoodi, et
ettevõttes on ühtne äri eesmärk teenida kasumit. No muidugi, see on nagu selline, on ju, aga mina nagu ikkagi tunnetan seda, et see, kuidas tiimid töötavad ja inimesi juhitakse, et siis see on ikkagi nagu selle ühise nagu eesmärgi nimel. Et selles mõttes jah, et kuidagi see nagu, kui me mõtleme põhimõttelisi erinevusi, see on kindlasti see. Nojah, samas niikuinii ettevõttes sees on samamoodi, see on asi, mida mina nagu avastasin, on see, et vahet ei ole, et ettevõttel on ühine eesmärk, on see seal raha teenimine või teaduse tegemine, niikuinii need üksikud inimesed tõmbavad seda paati oma suunas, on ju. Nojah, seda võib kindlasti olla, jah. Sa peitsid selle mikri täiesti ära. Ma ütlesin, et jah, võib küll olla nii. Kuule, aga ma arvan, et see esimese sellise tutvumise jaoks, minu jaoks oli õudselt palju nagu siukest õppimist, et ma saan nagu paremini aru, mis asi see nagu teadus on ja kuidas see töötab. Mitte, et ma nüüd nagu otsustaksin, et ma lähen teen bakalaureuse, siis magistri. Seda otsust mul ikka veel ei ole. Aga teine probleem, mis meil siin ruumis on, et see on väga armas stuudio, aga siin on kuradi külm. Sul on ikka natuke. Sul juba hambad värisevad, jah? Natuke, jah. Põlved ka. Käsi panen, siis nagu käsi ka väriseb. See ei ole mitte joomisest, vaid see on nagu külmast. Et lööme käed ja siis proovime sõnastada järgmise teema ja siis proovime veel ühe juurde teha. Okei. Thank you very many for... No siis me vaatame. Muudest huvidest. Jaa. Aga mulle see on väga lahe, et me jõudsime mingisugusest... Okei, võib-olla see on vale nagu joon, aga ma näen sellised paralleele väga erinevates valdkondades. Ja siis on huvitav, et millegipärast ma ei lase oma naiivsusest nagu lahti, et mulle tundus, et nagu teadus on kuidagi, kõik ongi sellised, nagu sa kirjeldad. Kõik ongi, let's do the science! Ja siis, kui sa räägid sellest, et sa oled mingisugused, I'm not the first one, fuck your project, siis see tundub nii... No ma saan aru, et see on nagu üle lihtsustatud ja kõike muud, aga ikkagi. Kuule, aitäh sulle. Jõu. Head aega.